väike vaade siis majale Mudžas, Itaalia väikelinnas, kus on nüüd elatud kuu aega. Kohe saabudes jäi selline põnev video tegemata, aga nüüd korraks siis ka näitaks huvilistele, milline see elu siis ühes 17. sajandi majas võis olla. Ja pära ringi. Majal on 4 korrust. See tähendab seda, et siin on olnud päris palju ronimist. Ja praegu ma olen siin kõige kõrgemal, mõtlesin ka, et mis ma siin hakkan tegema mingit sellist videot. Treppidest ronides, hingeldades. See on siis kõige ülemine korrus, kus ka tõesti peab ütlema, et temperatuur siin praegu ka näitab 31, üsna tagasihoidlikud numbrid, aga siin nägime ikkagi ära 40 ja rohkemgi. Ja siuke mõnus rustikaalne ümbrus. Ma siin natukene muudan seda kaamerat, siis on paremini näha. Ülesse tuleb ka voolav vesi. Näete, siin on siuke väike tore kraanikene, saab vee lahti keerata, aga äravool siin puudub. Ja siin on veel siuke väike aknake, kus avaneb vaade. No ma ei tea, kas te näete. Üritan näidata. Avaneb vaade Mudžale. Aga siit siis kõrgemalt korruselt hakkame vaikselt laskuma. Üsna järsk trepp. Ma loodan mitte kukkuda. Tõesti siin majas olles tuleb arvestada tõsise treppide käimisega. Ja siin on siis juba selline peenem magamistuba. Ja teisel korrusel on sellised ka nagu ajastud raudvoodid. Muuseas väga mugavad ja ka liigutatavad teler meil siin ka. Itaallased on tõeline nagu televisioonirahvas. Üle 500 kanali ja nende seas mitte ühtegi tunnustatud rahvusvahelist kanalit. Ja siis ka vaade Jarmusele tänavale. Telefon on kuku käest ära. Ja loomulikult aknaluugid, eks ju, millega opereerimine. Võiks öelda, see ongi see peamine asi. Majas ei ole konditsioneeri. Kui siin temperatuur tõusis 38, eks ju, siis ainult nende luukidega õigesti opereerimine oli see, mis võis seda olukorda päästa. Sellised kenad vaibakesed, nagu vanatädi juures maal oleksid, ütleme siis nõnda. Nii, ja jätkame laskumist siin. Aga mingi kummaline katkestus. Aru saadavad, need trepid siit veel tagasi vaada. Välgima, et ei tuleks liiga põnev video sellest, kuidas trepist alla kukkuda. Ja siin on veel siis üks ikka väike toakene. Nii et 3 korrusel siis magamise võimalus ja loomulikult tualettruum, eks igati modernne, arusaadavalt ilmselt mitte küll tõesti 17. sajandist, aga väga funktsionaalne siis. Nii, ärme peeglisse vaata. Ja sellised toredaid detaile siin ja viimane trepp, mis viib meid siis päris siin juba tänava tasandile. Ja siin siis on söögituba, köögiruumid, aknad saavad olla avatud, trellid on kenasti ees, aga jällegi tuleb leida õige hetk, millal on kohane seda akent avada. Ja siin kenasti ka siuke söögituba, maalid, ehisesemed, igasugused potid, pannid siin. Muuseas pidid kõik olema päris vanad ja autentsed, eks ju siin tinataldrikud, mis iganes ja selline väike kööginurk ja eriti armastatud seade. Külmkapp on siin ka nurga taga täiesti olemas. Ja siin siis ka siin saan näidata üks väga tore koht. Oli selline väike gourmet shop ka natukene kaugemal seal bussijaama lähistel. Aga nüüd astuks uksest välja ka ja vaataks seda maja siis väljaspoolt.
siis tänavale. Et väike siuke pilt korraks üles, ega milline siis see maja on väljaspoolt. Ja siis 4. korrus ei paista siin päris ära see katusealune. Aga siin siis on see väike kena Via Barini. Satiirika ühiskonna tegelane. Olen natuke uurinud selle mehe kohta ka. Ikka peab teadma, kus kohas sa oled. Ja siit võib veel piiluda sisse. Eks õhtul ikka piilutakse, see on Itaalias siuke eripära. Aga väga rahulik tänav muidugi. Kuigi peab selle loo ikkagi ära rääkima. Siin tänaval on ka sellised 3 üsnagi rahutud tegelast. Nimelt kõigepealt elab siin üks üsnagi häiritud koer, kes iga kord hakkab meeletult aukuma ja lausa ulguma, kui helistatakse kiriku kellasid. Ja neid kellasid helistatakse siin päris palju ja siis see õnnetu loomakene, ta läheb ikka päris endast välja. Aga lisaks sellele elab siin siis kõik selline üsnagi kuri vanamees. Ma ei ole teda kordagi näinud. Ilmselt teda peetaksegi toas, sest ta tundub olema, ütleme niiviisi ka, veidikene hull. Aga see vanamees hakkab siis selle koera peale karjuma. Itaalia keelest nii palju, kui ma aru saan, aga ta ähvardab teda politseiga, lubab ta temaga teha lõpparve ja muid selliseid ka üsnagi ebasündseid väljendeid nagu tuleb ja koerakesse muidugi ei heidutada, karjub ja klähvib edasi. Ja sellele seltskonnale lisaks siin selle tänava nagu siuke kõige populaarsem tegelane on siis Papagallo ehk siis papagoi, kes siis ka teeb kõikvõimalikke erinevaid hääli, operatiivsõiduki häält, minu mobiiltelefoni häält ja teinekord ka siis üsna varasel hommikutunnil. Ja jällegi sageli nende toredate häälte eest ta saab siis üsnagi rämedalt sõimata. Aga see tore vanamees, kes siis nende loomakestega üldse rahul ei ole, siis ta tegelikult on natuke nagu siuke laulja ka. Nii et sageli ta õhtuti üritab väikest lauluviisi üles võtta ja alustab siin ühte või teist serenaadi. Ja see ei olekski kõige hullem, aga ta teeb seda ikkagi väga-väga katkendlikult. Ja nüüd ma kõnningi siit lihtsalt edasi, näitamaks siis seda, kui lähedal tegelikult ka siit seda tänavat pidi teistpidi minnes on meri. Siit võib astuda natuke nagu põnevamalt siin. On veel Mucha vanalinn. Ja tõesti siis selline keskaegne linnakene. Olnud päris olulises rollis näiteks kas või ka ristisõdade ajaloos. Väga sageli just siit kandist teele läinud ristisõitjad siis koondusid Muchas ja mitmed sellised legendid, kuivõrd neid ajalooliselt saaks tõestada. Ja olnud siin selline ka pühapaik juba Rooma ajal ristiusu eelsetel sajanditel. Samuti siis ka veidi hiljem Mitra kultuse selline oluline keskus. Ja loomulikult, mida me siin ka näeme, siis ikkagi ta oli Veneetsia sõltlane mõju all, nii et siin toredasti Veneetsia lõvi on igal pool kohal ja vaatan siit tänavalt veel sisse. See on meie nagu paralleel tänav. Üks linnaväravga. Siuke väike tagasipööre. Näete, siin saab osta endale siis vaibivedelikke, väga populaarne sport Itaalias. Paljud tegelevad sellega. Siin teised ka pildistamas Mucha kultuuriväärtusi. Lihtsalt siin oht auto alla jääda või muidu kuidagi liikluse hätta sattuda on Muchas, nagu ma olen öelnud, võrdlemisi väike siin. Inimesed on sõbralikud, viisakad. Liiklus on näiteks Naapoliga võrreldes ikka väga-väga rahumeelne. Ma arvan, et ma nüüd kohe seda juttu nagu ise ümber ei lükka. Õiges kohas üle tee minnes ja kindlasti annab inimese elueale sellist pikendust, eks mida iganes. Aga siin siis jah, tee pöördub juba Mucha sadamasse tagasi.
kogu see ranna äär tegelikult on ääristatud majadega, kus alumistel korrustel on restoranid. Ja siin läheme siis ühele väiksele muulile. Poisid on mingi kalapüüdmisoperatsiooni seekord sisse seadnud. Aga ega nad meid ei heiduta. Vaatame siis seda suurt Tireste sadamat ka. Siin laiub mitmed kaid. Siin on sellist avarust ja linna tungib ka kalarestoranidest üsnagi hõrgutavat lõhna. Hakkasin entusiastlikke kalamehi tülitama, aga kala meres on üsna ilmselt. Siin kas või ujudes on näha, et igasuguseid tegelasi siin liikleb. Õnneks suure haipoisiga ei ole ka kohtunud. Ja siin on kohe ka kena väike rannabaar, mis on ka üsna armsaks saanud, ütleme niiviisi 1,50 on klaas valget veini ja vist 30 senti peale, siis kallatakse koguni kohalikku Proseccot, eks. Praegu enam vist ei hakka sinna minema. Lihtsalt korraks siin saab näidata, eks. Küllaltki mõnus. Ja selliseid rannabaare ja istumise kohti muidugi siin on veel päris palju. See on rohkem siuke nagu kohalikke värk, ütleme nii. Teler ka välja pandud, olümpiamänge vaadatakse praegu enne. Oli jalgpall teemaks. Aga lähme siit võib jalutame edasi linna südame poole ka. Teeme ringi ära, ringi Mudžale peale. Siin on veel huvitavaid kohti, selle Mudža kohal on nagu väike kindlus, mis on küll erakätes. Siin kohalik aadlipere pidi seda haldama ja aeg-ajalt korraldama sinna siis ka ekskursioone, aga ei ole seda nagu ette võtnud. Üldse väga palju asju nagu, mida kõik ei hakanud ette võtma. Sest Põhjamaa inimesel ikka see kuumusega kohanemine võttis nagu oodatust rohkem aega. Ja selline muhe istumine siin, üldse, kogu elu on siin väga selline muhe ja kindlasti mitte tempokas, kindlasti mitte närviline. Hommikul juba väga vara, kui 9 tuled välja, siis sa näed, mehed istuvad rahulikult Prosecco klaasid ees, mõtisklevad juba tehtu üle ja päeva uute toimetuste üle. Ja mõned kohvikud, kuna tegu on ikkagi aktiivse sellise kaluri külaga, siis mõned kohvikud on lahti juba väga-väga varakult, kell 6 hommikul näiteks. Just nimelt selleks, et siis juba merel käinud mehed saaksid natukene kosutust ja siis vaade sellele sadamale. Siin on silmaga kohe näha, et need paadikesed on siin ikkagi töö tegemiseks ja selle kala nad randa toovad. Hommikul siis restoranipidajad siin rõõmsalt käivad endale hankimas kõike seda, mida hiljem rahvale pakkuda. Ja see määrab sageli ka restoranide lahti oleku, et kui on saaki, kui on seda, mida pakkuda, siis nad nagu teevad oma poe lahti ja kui ei ole, siis on kõik kinni ka siin meie lemmik gelaterii. Neid on siin ka 3 tükki. Tundub, et siin käib ka omavahel siuke väike selline konkurents. Kirjutatakse mingeid kommentaare ja üks on parem kui teine. See oli meie lemmik igal juhul. Ei teagi täpselt miks, aga nii lihtsalt sai otsustatud. Ja veel erinevaid selliseid kohti, mis on ka tore. Päris mitme kohviku ja restorani puhul kuu aja jooksul olen märganud, et pannakse lihtsalt välja silt. See nädal oleme puhkusel.
no mis siis, et on turismi kõrgaeg ja mis siis, et inimesed nagu ütleme, et kohvikud ikkagi tavaliselt õhtuks kõik täidavad. Aga kui on puhkus, paneme kohviku kinni. Vaat sellist suhtumist rohkem nagu tahaks ise ka kohata, eks ju. Näiteks siin samas on nii-öelda Bikers Cafe. Jõudsime siin ka ära käia ja kenasti kraalist lastakse õlut. See on õllepiirkond, muuseas pean ka ütlema, et lisaks Proseccole siin juuakse ikkagi kohalike poolt väga palju õlut. Aga näete, siin on silt. Palun, Bikers Cafe on kinni, oleme puhkusel. Ja siin on siis Mucha Raekoda, jällegi tuttav vana hea Veneetsia lõvi. On küll natuke imelikult ta vaatab, aga jälgib, et muutad asjad oleksid korra all. Ja siit võib minna siin ajaloolist kangialust remonditakse. Pärast pöörame nagu teist tänavat kohvikut, kus saab juua hommikukohvi. Niiviisi. Selline mõiste nagu americano tegelikult, ütleme siin kandis ei tähenda see mitte midagi või kohve longo, no sa võid jäädagi seletama. Lõpuks tuuakse natuke sooja vett ja see on nagu kõik, nii et kummaline küll on tekkinud nagu Itaalias igatsus sellise korraliku päti kohvi järgi, eks. Ma arvan, et see on esimene asi, mida ma Eestis endale luban, keedan lihtsalt suured asjad täie korralik kohvi. Muidugi see espresso, mida siin pakutakse igal pool, on absoluutselt kõrge kvaliteetne ja vägagi nauditav, aga kuidagi imelik on endale nagu neid 8 tükkiga sisse kallata, eks. Ja siin siis juba kohe väike paar sammu edasi, oleme tagasi nagu tänavale, kus teekond alguse sai. Väike tore pitsakoht, pitsa, kus meeletus kuumuses, kõige kuumematel päevadel tublid pitsapoisid töötasid ja tegid väga head pitsat loomulikult, nagu, kus Itaalias on võimalik saada nagu halba pitsat, aga siin kohalik vorstipoe pidaja just pood on küll kinni, ja siin siis kohe väike armas kirik ka. Ma ei ole nagu ühelegi sellised pühakojale kunagi nii lähedal olnud. Iga hommik on olnud võimalus siia kas või korraks sisse astuda ja tegu on tõesti päris vana, algselt lausa keskajast pärit kirikuga. Aga siit siis näha, ring on peale saanud. Tuli selline päris pikk tuiamine, eks ju. Lihtsalt niisama, eks. Kui keegi viitsib vaadata, on tore. Ja siin ka sellised toredad majad, neil detaile loomulikult jagub, eks ju. Näiteks siin üks vahva kala ja tõenäoliselt on siin majas kunagi elanud kalamees, eks. Ja neil on selline projekt, kus siis säärased omapärased mandalad on ehtimas maju. Neid on kõiki mitmed sorti, neid on võimalik siis üles otsida ja leida endale. Ja vaadake, need 2 maja. Üks siis see maja, kus mina olen nüüd siin suve veetnud ja tema naabermaja on silmnähtavalt nagu kaldu, viltu. Ja sellepärast tegelikult oleks võinud ka 6 aega mures olla, aga ma kuidagi natuke olen sellega ära unustanud. Nii et selline viimane vaade siis Mucha linnale. Aitäh vaatamast!